Tere, minu nimi on siis Argo Sillaste ja mina õpetan siin Haapsalu Kutsehariduskeskuses siis renoveerimisaluseid. Siis tänased õpiobjektid on hoonete lammutamine ja säästva renoveerimine. Need õpiobjektid on tehtud siis programmiga Excel Learning. Renoveerimise alused on siis 40 tundiks siis üks ainepunkt. Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised keskkonnasäästlikust renoveerimise põhimõtetest, hoonete ja ehitiste sagedamini esinevatest kahjustustest, kõrvaldamisvõimalustest, omandab ettekujutuse siis ehitusstiilidest ja mälestiste olulistemast tunnusjoontest ja saab ülevaate muinsuskaitsealastest tegevust reguleerivast seadusandlusest Eesti Vabariigis, hoone tehnilise seisundi hindamise meetoditest. Õpiobjekti eesmärgiks on siis kaasaegselt õppematerjalide valmistamine, visualiseerimine, siis videod, pildigaleriid, piltidega nagu testid, siis nagu aitab paremini probleemidest aru saada. Eeldused materjali omandamiseks on siis, et õpilane peab olema enam läbinud ehitamise alused ja materjali õpetuse ja kindlasti peab olema siis ka teatud arvuti kasutamise oskus ja võimalus ka muidugi. Esimene ongi siis hoonete lammutamine, kus siis kogu see õpiobjekt siis koosneb nagu seadusandlusest enne lammutustöid, siis on tööohutus lammutustööde tegutsemine tulekahju korral, tööohutusnõuded, lammutustööd, lammutustööde alla kuuluvad lammutusmeetodid ja tervist kahjustavad lammutustööd. Keskkonnakaitse erinevate lammutustööde korral ja kui lammutustöid tehakse, siis mida peab siis nagu ümbritsevat keskkonna silmas pidama, et kuidas seda kaitsta või siis on ülesanded ja kasutatud materjali. Selline näeb siis see õpiobjekt välja. Seadusandluses on siis kõik kirjas, mida peab ennem lammutustöid tegema, kas siis võtame väikse kuuri lammutamisel või siis suure hoone lammutamisel. Kõik see paberimajanduse, mis tuleb korda jääma. Tööohutus ja töökaitse. Lammutustöödel on väga palju ohtusid ja väga palju muud töölisi on ka surma saanud. Neid ohte on ka eiratis. Tüüpilisemad ja siis turvavarustuse mitte kasutamine ja siis lammutusjärjekorra nagu eiramine, et võetakse nagu see töö ette, mis tundub nagu kõige kergem. Siis tööohutusnõuded, mis on näiteks siis tööinspektsioonist, mis nagu seadusega ette nähtud, ette kirjutatud. Lammutusmeetodid. Kuidas nagu, mis jagatakse nagu klassidesse, ekskavaator ja buldooserilammutus, pasarpurustiga lammutamine, lõhkamine, hiidpasaraga lammutamine, teemad saagimine, puurimine, käsitsi lammutamine, veejoaga lõhkamine, hydraulilised lõhkus. Tervist kahjustavad tööd on siis hallituskahjustustega ehitusosad. Niiskid korterid, mis on ütleme kaua aega seisnud ja pole nagu kaitstud välistingimustest, et see hallitus on inimesel väga kahjulik, siis mis siin tuleb nagu teha hallituse lammutamisele ja millist kaitsevarustust tuleb kasutada. Teiseks väga tervist kahjustavaks lammutustööks on muidugi asbesti lammutamine. Siin on kirjas ka, et seda asbesti enam ei toodeta 1980 aastatest, kuna see jõuti nagu järeldusele, et see on väga mürgine. Siin on muidugi
siis on ka veel müralase piir, mida ei tohi lammutustööd ületada. siis on ka veel lünktekstid, mis siis aitavad seda materjali paremini omastada või siin on muidugi näitud vastused ka ära. see on siis seda nagu saab kasutada paremaks omastamiseks ja siis see on enam-vähem ka siis nagu töödes olemas see, et noh, siis me teadlastel teist terve selle lammutustööle kasutatud materjali, et siis pärast keegi saaks öelda, et luba küsimata nagu võetud. Teine objekt on siis säästu renoveerimine. Seal on siis renoveerimise eesmärgid, ökoloogilised aspektid, mõisted, terminid, materjalide kordu kasutamine, videod maja renoveerimisest, pildigalerii ja kasutatud materjalid. Keskkonnasäästlik renoveerimine ongi siis see, nagu ma enne juba ütlesin, et võimalikult vähe ehitusjäätmeid tekitada ja võimalikult palju kasutada vanu materjale. See õpiobjekt on valmistatud kõige rohkem nagu linkide peale. Siin on hästi palju neid linke nagu säästva renoveerimisinfo, mis nagu tegelebki selle keskkonnasäästliku renoveerimisega. Siin on olemas kõik materjalid ja kursused isegi, et õppida siis nagu säästvat renoveerimist, siin on igasugused muldvärvid ja saagikrofid ja tema alla kuuluvad ka siis majakorter, kus saab osta erinevaid siis ütleme neid looduslikke värve, koogupimavärvid ja linavärvid. Ja siin on muidugi õpetused ka. Ja siis kuulub veel siia vanad materjalid kasutama. Siin saab nagu osta neid vanu materjale, sest kui on nagu kui on vana puitmaja renoveerimine, siis ei tohi kasutada tegelikult seda uut saematerjali, just tuleb saeveskist, kuna see mahu kahaneb ja tekivad vahel sisse. Ei jää konstruktsioon kandma, näiteks kui seda panna nagu kahuliseks palgiks, siis saab nagu osta seda materjali ja kui endal on vana maja enam näiteks akna ja ukse vaja lähe, siis saab nagu siia ka selle tuua tegelevad sellega. Muidugi videomaja renoveerimist, mida näidata ei saa, aga siin on nagu väga kokkuvõtlikult ära toodud kõik. Siin on renoveerimise algus, probleemid, tuuletõke soojustamine, katus, skorsten, kutsusarikate paigaldamine, siis maja küttesüsteemi renoveerimine, siis putakandi paigaldamine. Siin on muidugi väike galerii renoveeritud majadest, mis on ka muidugi renoveeritud keskkonnasäästlikult, seda on kasutatud keskkonda mitte reostavad või mitte reostavad värve. Siin on veel roomatti. Roomatidega siis maja ülelöömine ja siis veel savikroogiga pätmine. Ja veel on erinevaid sisekindlustusvõimalusi. Et õpiobjekt annab siis võimaluse õpilasele teooriat illustreerida, omandada algteadmised nimetatud teemadel, iseseisvalt õppida läbi harjutuste lahendamise. Ja õpetajal muudab ka see lihtsamaks, sest kui õpilane nagu tunnist puudub, saab ta selle osa materjali saab ikka sealt netist nagu kätte. Ja õpetajal on endal ka kergemalt ei pea seda materjali kõik kaasas kandma, sest tuleb juhused ette, kus võib lihtsalt see materjal ära kaaluda.